Ma küsin kohe Aivar ära, aga väike lisaaeg võib-olla. Pane igaks juhuks, aitäh. Palju, paneme minuti, 2-3? 3. Teeme nii, palun 3. Ja, ma alustan ka sellest, et tõepoolest, nii nagu ka eelkõneleja kõneles, et tegemist käesoleva eelnõu puhul on suhteliselt tagasihoidliku ja lauge aktsiisitõusuga aktsiisikaupadele, eelkõige siis alkoholitoodetele ja tubakakaupadele 5% aastas 3 aasta jooksul. Aktsiisidega on üldiselt maksustamispraktikas nii, et neid korrigeeritakse inflatsiooni tempot arvestades. Kui käivet maksustatakse protsendina käibest, tulu protsendina tulust, siis aktsiis on ju fikseeritud eurodes ja sentides mingi mahuühiku kohta. Ehk siis inflatsioonilises keskkonnas on vaja neid määrasid korrigeerida, sest muidu aktsiisi reaalväärtus ajas lihtsalt langeb. Ja isegi Euroopa Liidus on ju ka olemas ju aktsiiside miinimummäärad kokku lepitud ja ka neid kohustuslikke miinimummäärasid ka Euroopa Liidu tasandil ju korrigeeritakse inflatsiooni arvesse võttes. Nii et selles mõttes on meil tegemist ka selle eelnõu puhul ka teiste riikide praktikaga sarnane teema. Aga meil on paraku ka juhtunud nii, et on kasvama hakanud kiiresti valitsussektori võlg, eelarve puudujääk, on vaja parandada tulude tasakaalu ilmselgelt. Ja ühest küljest selleks, et seda tasakaalu parandada, selleks on vaja suurendada nii tulusid, üks võimalus on maksutulude suurendamine, ja tegelikult on vaja ka, kindlasti on vaja ka riigieelarve kulude pool üle vaadata. Ja kui me midagi ei tee, siis tulude-kulude lõhe süveneb ja hiljem on palju raskem sellest olukorrast välja tulla. Ja ütlen siinkohal ka ära, et riigieelarve jooksvaid kulusid ei tohiks katta laenurahaga. Ja juhtuma hakkab see, mida me juba näeme, on see, et üks kuluartikkel eelarves, milleks on intressikulu, see on hakanud kiiresti kasvama, kasvab prognooside järgi ka edaspidi, et see on äärmiselt ebasoovitav. Nii et tulude poolega on vaja tegeleda ja ka kulude poolega eelarves. Aga nüüd eelkõneleja rääkis sellest, et võt kui tore, et eelnõu löödi nüüd lahku. Ja on see on mõistlik, et meil on eraldi maksueelnõud siin menetlemisel, aga ma tuletan meelde ikkagi varasemaid aastaid. Ma olen ka töötanud siin varasemates koosseisudes. 2016 detsembris oli neljapäev on valitsuse istung, 1. detsember kuulutati välja maksutõusud, ulatuslikud maksumuudatused, pandi kõik ühte komplekti või kobarasse ja juba järgmisel päeval, 2. detsembril, reedene päev oli, ma mäletan, olime rahanduskomisjonis juba minister tegi ülevaadet ja esmaspäeval, 5. detsembril oli kobareelnõu juba ametlikult rahanduskomisjonis otsuste tegemisel.
Ja kusjuures see sündis nii, et oli menetluses esimese lugemise läbinud üks väheoluline eelnõu, see puudutas tervisekulude tulumaksustamist. See oli läbinud juba esimese lugemisel, et enne teist lugemist tehti muudatusettepanek, ehk siis kogu see kobar, mille maht oli paberil välja trükituna ligi 40 lehekülge, see poogiti lihtsalt muudatusettepanekuna menetluses oleva eelnõu külge ja paari nädalaga võeti vastu. No ei hakka siin rääkima mõjuanalüüsidest, need olid olematud. Hiljem ma teabenõudega küsisin mõjuanalüüsi välja, mis tehti alles aastal 2018, aga aktsiisitõusud tookord jõustusid 1. jaanuarist 2017 ja kusjuures mitte 5%, nagu praegu ei tõstetud alkoholiaktsiisi, vaid õllele 70%, järgmine aasta veel paarkümmend protsenti otsa, kokku 100% 2 aastaga, lisaks ka julged aktsiisitõusud ka teiste aktsiisikaupade osas. Ja tulemus oli see, et nagu Konjunktuuriinstituut välja tõi oma uuringus, et 2017. aasta 4. kvartalis 35% õlleturust või õlleostudest ja kange alkoholi turust oli 25% liikunud Lätti. Nii et sellest kogemusest, mis on äärmiselt negatiivne kogemus, sellest tuleb õppida, sellepärast tulebki aktsiisidega käituda väga ettevaatlikult, vaadata, mis toimub naaberriikides. Ja üldiselt on niimoodi, et näiteks õlle puhul peab vaatama, et hinna, ma mäletan, et see kriitiline piir oli 3 eurot oli õllekorvi pealt, et kui sellest hinnavahe üle läks, siis hakkas tekkima piirikaubandus. Aga praegu on meil tegemist väga lauge ja väga tagasihoidliku aktsiisitõusuga, aga nii nagu me ka rahanduskomisjonis arutasime, et kindlasti tuleb jälgida, mida teevad naaberriigid, mitte ainult Läti, aga mida teeb ka Soome. Nii et praegune eelnõu parima teadmise juures väldib neid vigu, mis on varasematel aastatel tehtud, ja minimiseeritud on ka negatiivne mõju ettevõtluskeskkonnale, aga samas on see vajalik meede, et parandada riigieelarve seisu ja samas muidugi, kuna maksustatakse pahesid, siis see tagasihoidlik aktsiisitõus ikkagi ka vähendab kahjulike kaupade kättesaadavust. Tänu tähelepanu eest.